Nüüd meil on ka kohe intervjuu peale esimest mängu, mis me oleme üle kandnud Delfi kaudu ja Eesti tennisesse on lisandunud uus mängija, kellel on ATP punktid, Oskar Lusti. Õnnitleme sind Pahv Openil Tartus võidu puhul. Mis siis esimene selline tunne on? Tunded on segased. Nii palju on neid häid tundeid, et seda ei anna kirjeldadagi. Kõik see rahvas ja kõik see on väga hea. Jah, mängu käigus tuli sulle neid kaasajad juurde, et kui mäng algas, siis oli tribüünil võib-olla 3-4 inimest, siis lõpuks oli nii palju, kui siin töö ajal sai tulla inimesi, tuli neid juurde. Aga räägime siis natuke ka mängust, et siin pattus alati, et esimene sett, ma arvan, pigem siis sulle ei tulnud mäng eriti välja ja siis ega väga suured ootused ei olnud, aga siis vaikselt teises setis hakkasid mängu sisse elama ja otsustavas setis ju vastasel ei olnud ühtegi break-punkti ja mis mulle meeldis, kas see oli nagu teadlikult sul tehtud, et sa ei hakanud nagu ülepeegale agressiivselt mängima, ootasid pigem seda momenti, andsid ka vastasel võimaluse eksida ja siis, kui oli niisugune ilmselge hea võimalus, tulid kas siis võrku ja siis võib-olla riskisid? No esimene sett, mul siin kõik tribüüni ja rahvaga, see kõik on uus kogemus nii-öelda ja selle taha võib-olla esimene sett läkski, et ei olnud harjunud sellega. Ja siis mängu see pilt nägi välja niimoodi, et siis ma hakkasingi vaikselt seda punkti üles ehitama ja tänu sellele siis nagu ma ei hakanudki võtma üldse ekstra riske. Üleliigseid riske, jah, et teise seti alguses isegi korra oli üks game, et vaatasime nagu, sa olid ju 2-1 ees teise seti alguses ja järgmine game kohe hakkasid nagu liiga riskeerima. Kogu aeg vaatasin seda, kas sa pead selle vastu ja pidasid ilusti vastu selle taktikaga, mis sa praegu kirjeldasid. Mul treener Kõrat ütles kogu aeg, et võta rohkem riske, aga ma ei tahtnud seda väga kuulata, sest ma ei tundnud nii kindlalt ennast ja ma lihtsalt tahtsin rahulikult punkti läbi mängida. Tubli. Aga kas sa tead ka siis oma nüüd järgmisest vastasest midagi või nägid tema mängu Venemaa esindaja? Nägin mängu, väga raske mäng tuleb. Aga saad veel igal juhul kogemuse võrra rikkamaks ja vähemalt sulle üle kaotada midagi, nii et edu sulle järgmises mängus ei ole üldse karjääris tuleviks, et sul on veel, ma loodan, kõik ees. Jah, ma arvan ka nii. Aitäh! Aitäh! Edu!